Tere, head vaatajad! Käes on Uudistekeskuse saatesarja Heade mõtete kast 23. saade. Ja tänases Heade mõtete kastis on nihkes konservatiivne jõuluime. See seos või sõnastus tundub esmapilgul üsna tavatu ja selleks, et seda lahti seletada oleks lihtsam, kutsusingi tänasesse saatesse elektriinsener Andres Saukase, kes on korduvalt ka ennast nimetanud konservatiiviks. Ja kuulame ära, sest võib öelda, et saate sisu on veelgi huvitavam kui pealkiri. Ja näete, nüüd ongi meie saatesse jõudnud elektriinsener Andres Saukas ja temaga siis arutame tänast saate teemat. Nimelt Heade mõtete kasti 23. saates on siis teemaks nihkes konservatiivne jõuluime. Jõuluime teatud põhjusel, sellest räägime varsti. Kõigepealt tervitus sulle, Andres, kas soovid jällegi mõistust ja tarkust või soovid midagi muud? Palun. Ei õnnestu mul kuidagimoodi teistmoodi rääkida, või ikka mõistust, tarkust, sellepärast iga päevaga, kas mul endal kaub ära või ma ei saa enam millegist aru, loed lehte, ei saa aru. Mult on ju küsitud ka, et mis pärast seal Gröönimaal see Trump tegutseb, ma räägin, on rohepööre tuleb lõpetada ilusti Grönlandiga või Gröönimaaga. No võt, ja see on lihtne, küll siis leitakse järgmine põhjus, kui tuleb nüüd punajalajälg, siis hakkame punast panema. Nii et ikka mõistust ja tervist kõigile teile, et mõtleksite kaasa. Ja väga tore, et meie vaatajatel on siiani jätkunud mõistust ja tarkust ja ka kannatlikkust, sest nutipõlvkonnas on ju väga palju selliseid, kes suudavad mingit asja jälgida täie keskendumisega ainult 8 sekundit järjest. Aga meie vaatajad on selles mõttes nagu teistsugused, et meil ei ole vaatajaid esialgu veel massiliselt, aga need, kes on, need on sellised, nagu öeldakse, inimkonna mõtlevam osa. Ja nendele siis oma saadet teemegi ja muidugi ka selleks, et oma südametunnistus oleks rahul. Sest on selge, et praegu me veel peavoolumeediaga vägikaigast vedada ei jaksa, massiga ei löö, nagu öeldakse, aga saame teha kõik endast olenevat, lüüa vähemalt sisukusega. Vaatame siis, kuidas see sobitub tänase teemaga. Tänaseks teemaks valisin nihkes konservatiivse jõuluime väga lihtsal põhjusel. Ja põhjus on selles, et 2025. aasta jõulude eel internetiväljaanne Objektiiv korraldas jõulukorjanduse ehk nagu tema nimetas jõulukampaania. Mõte on sama, lihtsalt kampaania on peenem, ta on võõrsõna. Ja kui toimetuse liikmetele meeldib kasutada võõrsõnu, siis loomulikult sobib kampaania palju paremini kui korjandus. Korjandus jätab sellise mulje, nagu keegi laseks oma kaabulotti ringi käima, siis igaüks paneb sinna mõne metallraha. Aga kui ütled kampaania, siis see on väga võimas ja jätab nagu peene mulje, nii et selles mõttes täiesti arusaadav käitumine. No võt, 2025. aastal Objektiiv tegi siis oma jõulukampaania. Ja siis kuidagi juhtus niimoodi, et meie Heade mõtete kasti 21. saate järel, tähendab saate eel, oli veel 15 000 oli puudu eurot sealt ja siis nagu ime läbi korraga, kas 1 või 2 päeva hiljem, oligi see summa juba koos ja Objektiiv sai hakata tegema saateid nii, et neid tuli nagu Vändrast laudu. Andres, kas sinagi oled seda kummalist nähtust tähele pannud? Jah, täpselt nii, sa räägid õigust, aga kummalised nähtused ei ole, jõuluimed on ikka olemas, ega see on, kui te vaatate ka, soovitan vaadata, nimetatakse jõulu või see üldse imeks, päikene ja järsku tuleb, lumi tuleb talvel ootamatult maha, need on ju imed. Aga nüüd pakutakse ka lund ka seal Euroopas soojadel maadel, nii et nemad saavad ka ära ja vaadake, kui lapsed, kui näitad ette, teeb lumepalli valmis, viskab seda, et tal on nii lõbud alla. See on ime. Tema jaoks on ime ja see on rõõmuallikas, aga vaatame kohe asja lähemalt. Ja näete, head vaatajad, siin ongi siis tänase saate teema, veel kord kindluse mõttes näha, et Heade mõtete kastis on nihkes konservatiivne jõuluime. Ja
nagu eelpool juttu oli, jõuluime eelne seis 8. jaanuaril 2026 oli selline, et Objektiivil oli jõulukorjanduseni jäänud 15 035 eurot. Ja uudistekeskus on varemgi Objektiivile appi läinud, siis kui Objektiivil on raha vaja olnud korjata ja läksime ka seekord ja tegime saate ja tõeline ime oli see, et kas 1 või 2 päeva pärast saate ülespanekut internetti juba oli see 15 035 eurot Objektiivil kokku korjatud. Ja see on seda kummalisem, et enne seda nagu tilkus, aga samas kui meie saade suutis anda oma panuse sellesse, et inimesed muutusid korraga heldemaks ja ahvi kiirusel maksid selle raha ära, mis oli puudu eesmärgist, siis me saame ainult rahul olla. Võib öelda, et Jumalal on meie tegevusest hea meel ja küll ta meile kuidagi hüvitab selle heateo. Me tegime seda oma kasu püüdmatult, aga mis me saame selle vastu, kui kõige vägevam meile selle kunagi hüvitab. Andres, kui suur üllatus sinule oli see, et Objektiivil nii ruttu tuli annetajatelt kokku see 15 035 eurot, mis oli puudu veel samal päeval, kui meie saade tehti? Mida sa ütled selle kohta, Andres? Palun. No ma ei oska siin öelda, mind ei üllatanud üldse, sellepärast, et see igasugustel infol ja igasugustel palvetel ja igasugusel usul, ütleme, on alati jõud taga. Nii et ilma usuta ükski inimene ei ela, kes usub loodusesse nagu tehnokraadid, kes loodusseadusi, kes usub loodusseaduspärasusi, kes usub oma naist, kes usub Jumalat, kes usub Muhamedi. Nii et siin ongi näha, et see saade võeti inimese poolt ilusti vastu ja kohe see summad tekkis arvele ja kaduski pealt ära ja ilma tänamata ka, et ta tuli nii ootamatult, kindlasti tuli ka nendele ootamatult, sest muidu alati on olnud lõpus siin külje peal, kui on Objektiiv vaadata, tänab kõigi annetuste eest, et tuli alati ennetavalt ja nii edasi. Aga nüüd ta tuli ootamatult, see oli nendele ka siis ootamatu. Ja tundub küll ja nagu öeldakse selle puhul, et Jumala teed ongi ootamatud ja sõnul seletamatud. Aga minul oli sellepärast hea meel, et vaata nüüd, kui Objektiiv oli saanud oma 15 035 eurot kätte, ta sai hakata kohe saateid tegema ja neid saateid tuligi nii nagu Vändrast saelaudu. Aga üks asi tegi mulle natukene muret, sest tundus, et Objektiivi tegijatel ei jäänud nagu saadete tegemise kõrvalt aega, et vastata vaatajate ja lugejate küsimustele. Ja sinul, Andres, on selle kohta hea näide tuua, sest sina ju tänavu saatsid 12. jaanuaril samuti Objektiivi peatoimetajale Markus Järvile küsimused. Need ei olnud sinu enda küsimused, sina lihtsalt vahendasid, sest sul kui tehnokraadil on tihe suhtlus teiste tehnokraatidega, nad vaatavadki sinu saatesarja Tehnokraat, mis sa teed veebiraadios. Ja eks nad saatsid oma küsimused sulle, sina omakorda saatsid edasi Markus Järvile elektronkirjaga 12. juunil 2026. Aga siis läks niimoodi, et Markus Järvi ei saanud mahti vastata, sellepärast et ju tal oli niivõrd palju tegemist uute saadete tegemisega. Aga Andres, meenuta natukene, mis asjaoludel sa saatsid need küsimused Markus Järvile? Palun, Andres. Vaadake, vastus on ülimalt lihtne. Tehnokraatidel on väga vähe aega. Ta tegeleb oma lemmik või vajaliku tegevusega. Võtame kõige lihtsam võtame, et aru saaksid arstil. Arvate, et arstil on väga palju aega oma töö juures jälgida mobiiltelefoni või midagi sellist. Tal on patsiendi järgi. Elektrikul täpselt sama lugu või siis loengut pidaval, ütleme mingil dotsendil või professoril, nendel ei ole aega ja kuna nad vaatavad Tehnokraadi saadet, vaatavad samuti ka seda heade mõtete kasti, mis tõesti paneb mõtteid liikuma, siis nad saatsidki ära, et kuule, et ole nii tore mees ja küsi need 2 küsimust. Et me tahaks siis võrrelda, kas läheb täkke või ei lähe täkke ja siis ma saatsingi need küsimused sinna
Markus Järvile ära ja siiamaani ei ole vastuseid tulnud. Noh, siin on need pildil peal näha, need ei ole ju sellised väga keerulised vastused, aga tundub, mis hakata nüüd loogiliselt mõtlema, kuna neid saateid Objektiivis tuleb nüüd robinal ja raha saadi robinal kätte, et pole lihtsalt aega olnud vist. See on meie Tehnokraadi arvamus, et võib-olla see saade suunab neil vastamagi võib-olla läbi oma Objektiivi saate, kus on nüüd vaatajaid palju ja nii edasi, nii edasi. Ja näete, siin on küsimused olemas. Ei ole mõtet nagu aega kulutada ette lugemise peale. Ja olen üsna kindel, et keegi meie vaatajatest edastab meie tänase saate lingiga Markus Järvile ja Markus saab siis rahulikult tutvuda küsimustega, mis Andres Saukas saatis talle 12. jaanuaril 2026. Muidugi natukene kummaline on, et internetiväljaannete tegijad on sunnitud üksteisega suhtlema nii-öelda saate kaudu, aga midagi ei ole teha, kui ikka ühel osapoolel on niivõrd palju tööd, et saateid tuleb teha nagu Vändrast saelaudu, siis selle kõrvalt paratamatult ei jää aega üle. Muidugi oleks loomulik, et igal toimetusel oleks sekretär, kes vastaks küsimustele. Minu teada Objektiivis ongi üks sekretär, kena näpsuke naisterahvas, noor naisterahvas, väga ilus minu meelest, pilku püüdvalt ilus. Aga tundub, et neid küsimusi oli niivõrd palju, et isegi temale ei jätkunud aega ja jõudu, et nendele vastata. Ja minul ongi selline ettepanek, ma küsin ka enne Andres sinult, et mis sa arvad, kui näiteks meie toimetus teeks üleskutse, et Objektiivi toetajad toetaks ka selleks rahaga, et Objektiiv saaks maksta rohkem oma sekretärile või siis palgata koguni eraldi sekretär selleks, kes vastab lugejate ja vaatajate kirjadele. Sest muidu on ju ebasoliidne, kui kirjutavad lugejad, vaatajad, sealhulgas sinusugune näiteks endine kaasautor Andres ja toimetus ei saagi vastata. Jääb selline mulje, nagu toimetus oleks ebaviisakas või mühaklik, eks ole, umbes nii, et vaatab, et Andres, sa viimati ütlesid saates, et sa seekord ei toeta Objektiivi, siis me sulle kirjale ei vastagi, oota seda kuni viimse päevani. Nii et Andres, mis sa arvad, äkki teeksime üleskutse, et inimesed tuleks annetama sekretäri, Objektiivi toimetuse sekretäri palgafondi suurendamiseks, et tema saaks vähemalt kirjad läbi lugeda ja neile vastata. Mis sa arvad sellest ettepanekust, Andres? Juhul see on positiivne ettepanek, nagu tänapäeval räägitakse, sellepärast töötute armee ka meil suureneb ja nii edasi ja nii edasi. Ja kuna neid saateid nagu nüüd vaadatakse, hooga tulevad välja, siis tõesti oleks seal sekretäri vaja ja on asi paigal. Aga kui ei ole sekretäri, siis vaadake, isegi alternatiivmeedial on ka mingi mõjuvõim. Mõelge selle peale, need kaks küsimust saame siit kaudu esitada. Kui me need küsimused esitaks massimeediaga, seal meid visatakse võib-olla solgivi ämbriga üle, mida te lollitate, kes me siin teil oleme. Me oleme ikka rahva eest väljas, aga alternatiiv näiteks uudiste keskus.ee, siin kaudu saame küsida ja nagu öeldakse, tehnokraatlikul ja tark inimene ütleb, ei ole sellist lolli küsimust, millele ei saa vastata. Kõik küsimused, kui inimene laps küsib, et mis see on või mis ta on, tema 3-aastaselt ja kuni 5 aastani korjab kogu selle alateadvuse sisse, mida ma alati propageerin ja vot sealt hakkab ta teadvuseks arendama kooli kaudu ja siis tuleb kodus jälle küsib ja värki, aga kuna meil ei taha nagu nüüd vastata, et see eeskuju, mida praegult siin Objektiiv teeb, et ta ei vasta praegult, siis ta tahaks nagu viia meid nutisõltuvusse niimoodi, et otsime pidevalt, tõmbleme seal, tuli sealt Objektiivist Markus Järvilt vastus või tulnud, 8 sekundit jälle lähen, käin, ajan oma asju, teen tööd, mõtlen jälle, teen arvuti lahti, võib-olla ta leidis astu, hakkan muretsema, võib-olla tal käis toas jälle keravälk ära, mis paar aastat tagasi tal käis. No vot sellised mured on, aga tehnokraadil on, et me katsume jääda igal juhul tasakaalu, sest ütleb ka Stanislav
Lex ütleb ilusti, et vahel võib saada sõpradest vaenlased ja vaenlastest saab sõbrad, aga kes olid neutraalid, need jäävad truuks. Nii et vaadake, need, kes on objektiivil olnud truud ennem, nad on neutraalsed. Aga kui loete kommentaare, ma kindlasti arvan, et leiate ka seal positiivsed, kes on poolt ja kes on vastane. Vot see on, aga tehnokraadil sellist lugu ei ole, tema tahab faktiliselt vastust, tuli vastus, kui ei ole, ta arvab ära, kas kaks varianti on, kas ta ei oska vastata, et ütleb, et see on hea küsimus, nagu poliitikud ütlevad, aga et selle peale mitte kulutada aega, siis jäetakse vastamata. Ja ongi kõik. Igal juhul inimesed, toetage seda kampaaniat, seda mõtet, et sekretäri koht oleks neil ka seal olemas. Vaata, Andres, sekretäri koht on olemas, lihtsalt tuleb sekretäri palgafondi suurendada. Aitäh sulle, et sa oled nagu minu mõttega ja ettepanekuga nõus, nii et käesolevaga teengi siis heade mõtete kasti vaatajatele ettepanekuid või üleskutsed. Kui teete Objektiivile annetuse, siis pange sinna annetuse selgituseks sekretäri palgafondi suurendamiseks. No, siis inimesed saavad aru, et kui sekretäril on suurem palk või on üldse teine sekretär palgatud, siis toimetus suudab vastata kirjadele kiiremini, mitte siis, kui jumal juhatab. Ja seeläbi ka toimetus suudab oma mainet paremini kaitsta. Aga lähme edasi, sest Objektiivi tuleb veel mitmeski mõttes kiita. Näiteks alustame sellest, et kui 2024. aasta novembris ma saatsin Objektiivile 4 kaastööd, mis jäidki avaldamata, mulle täiesti mõistatuslikul põhjusel ja jäid ka honoreerimata. Siis nende hulgas oli ka üks arvamusartikkel, mille pealkiri oli Käes on aeg panna vaim valmis eliidivahetuseks. Selle saatsin Objektiivi toimetusele siis 16. novembril 2024. See jäi ilmumata, ma tükk aega mõtlesin, miks ta jäi ilmumata ja hiljuti sain nagu selle kohta vist vastuse. Vaatame nüüd edasi. Nimelt, ma räägin natukene selle loo sünniloost või selle kirjutise sünniloost. 2024. aastal juunis, 9. juunil toimusid ju Euroopa Parlamendi valimised ja siis sama aasta 2. juunil ma avaldasin Rahvuslaste Tallinna klubi kodulehel artikli Käes on aeg panna vaim valmis eliidivahetuseks ja siis ütlesin seal seda, et Eesti praegune eliit ei vea välja, kuna ta on tõestanud oma suutmatust toime tulla ülesannetega ja ta vahetatakse välja. Enne Euroopa Parlamendi valimisi avaldasin selle artikli sellepärast, lootsin, et sel on mõju Euroopa Parlamendi valimiste tulemustele ja nagu selgus oligi osaliselt mõju, nimelt Isamaa saavutas seal oodatust palju parema tulemuse. Aga Isamaa, ütleme, kuulub samuti praegusse eliiti, nii et kas see on ka nagu lõplik ennustuse täitumine, seda on veel vara öelda, arvan, et mitte. Ja siis oligi huvitav, et kui ma saatsin 2024. aasta novembris Objektiivile sama loo põhjusel, et Rahvuslaste Tallinna klubi ei ole Objektiivile konkurent, nii et Objektiiv oleks julgelt võinud avaldada, siis see jäeti avaldamata. Ma ei saanud tookord aru, mis see põhjus on. Aga hiljuti sain aru, sest selgus, et lugu ise ta ei ole hapuks läinud, õnneks või kahjuks ta on igihaljas, vähemalt praegu. Ja seda saab kasutada ju Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Ja siit ongi näha siis, et Objektiiv hoidis nagu varuks seda, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond saaks käia eliidivahetuse mõtte välja oma mõttena. Sest vaadake, inimesed, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna väljakäiduna on ju iga mõte soliidsem kui kellegi teise väljakäiduna. Seda on ilmselt paljud vaatajad tähele pannud. Ja siin ongi, näete, kui 17. jaanuaril 2026, minu meelest, kui ma õigesti mäletan, toimuski Pärnus EKRE-l siis talvepidu ja siis EKRE ehk Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme rääkis seal selgelt, et EKRE ülesanne on lükata praegune eliit kõrvale. Vaatame sealt varsti ühte katkendit, aga enne ma, Andres, küsin sinu käest, et vaata, kas sinu meelest on seos olemas, et sellepärast hoiti minu eliidivahetuse teemalist arvamusartiklit
nii-öelda sahtlis, et EKRE saaks selle eliidivahetuse idee õigel hetkel välja käia. Kuidas sulle tundub, Andres? On küsimus päris raske, aga ma proovin võtta jälle selle loodusseadused appi. Muud seadusi ei ole suurt olemas, need igasugused poliitloogikad ja muud loogika on olemas. Kui laps läheb kooli, siis öeldakse kohe, millisest tähest teda õpetama hakatakse. Ma arvan, et kõik teavad, et A, B ja C, aabits on samamoodi ja see kinnistub koheselt ruttu ära. Ja kuna nagu siin on need ennustajad, nimetatakse, et igasugused soolapuhujad ja mis need on, jällegi soovitan mõelda ja vaadata ka universumi aine välja, kellegile on antud, need on selgelt nägijad, nad on olemas, nendel on antud see võime näha ette, kas nad näevad öösel, näevad päeval, nendel ei ole aega seal arvutis istuda, sest see hakkab neile vastu ja vot siin ongi näha, mis toimub. Tark inimest ongi tegelikult ennustaja, sest ta läheb ajalukku, ajaloos teeb need kaadripeatused 30, 60, 90. Kui inimesed ei taha aru saada, siis vaadake, mida on öeldud ja on igas ususki on sees, et 33 hakkas see, löödi Kristus risti, siis selles vene muistendites on see Ilja Murumets nagu Eesti nimega, tema jalad olid sellel vägilasel haiged, aga tuli üks ravitseja ja hakkas 33-selt käima, siis võtame ära, mis oli ennem oli ära, et oli keskmine või selline oli teine ring sai täis, oli 60, siis lasti normaalsed inimesed, kes olid töökad, pensionile, et ta viimase kolmandiku suudaks õpetada jälle seda esimest kolmandikku, vanaemad, vanaisad. Aga mis nüüd on, nüüd tehakse niimoodi, et vanaisad, vanaemad, kes suudaksid õpetada, neid sunnitakse veel seda rahakest teenima juurde ja olemegi lõhkise küna ääres. Te võite seda kuldkalakest soovida midagi. Ja vot siin ongi, mis küsimus oli, et kas sa oled selgelt nägija, mulle on ka samamoodi öeldud, kõik targad on selgelt nägijad ja kui tark inimene tuleb saali või kuhugile, kui teataks, siis tavaliselt kardetakse sellist lugu, et see mees võib midagi küsida ja kui keegi tahab midagi sõna võtta, siis võib juhtuda, ta ei julge seda sõna võtta. Seda, kui ei usu, siis vaadake neid saateid, kas või võtame mingi Eesti saated ka, see Stuudio 1 või mis seal on. Kui on kõva suur selline mees, siis saatejuht on kohe näha, ta on väiksem. Ta on nagu köhmus seal ja teine istub lihtsalt, teine ei istu ülekaalukalt üleval või ära ja vastupidi, kui tuleb mingisugune, nagu öelda, see põhulõu, nagu öeldakse, kes ainult sõna keereb, siis saatejuht on nii suur, tahaks võib-olla nagu lüüa, ta on krampis seal juures, et tuleb seda küsimust, ei tule, sest pool tundi on saate aega ja lõpuks ta ei saa. Ja vot see ongi see ennustuse lugu. Nii et sealt läks see mõte käima ja seemnest hakkas idanema taim. Ehk eliidivahetuse ennustus. Muutub tõeks. Tundub, et sul on õigus, Andres, aga vaadakem ära siis see lõik, kus Martin Helme räägib eliidivahetusest. Meie mure on see, et Eesti nii-öelda eliit on hüljanud eestluse ideaali. Meie majanduseliit, meie poliitiline eliit, meie kultuurieliit, meie akadeemiline eliit teenib kedagi või midagi muud kui eestluse ideaali. Nad on näidanud, et nad ei ole kõlblikud viima Eestit edasi. Meie ülesanne on nad kõrvale lükata, ajaloo prügikasti, aga veelgi enam, meie ülesanne on astuda eliidi rolli. See on meie kõigi ülesanne.
see ei ole lihtne. Eliidi roll nõuab seda, et meil on enesedistsipliin. See nõuab seda, et me kasvame, et me areneme, et me õpime, et me oleme võimelised välja kandma eliidi rolli. See on meie kõigi peal. Aga ilma selleta, et me seda enda peale võtaks, tulevikku Eestil ei ole. Sest see, kes meid täna valitseb, see viib meid hukatusse rahvana. Meie oleme ainsad, kes saavad neid asendada, sest meil on jätkuvalt olemas see, mis meile suunda näitab. Truudus Eestile, truudus oma rahvale, ideaalidele, sellele, et Eesti oleks vägev oma inimestele, mitte võõrastele, mitte tervele maailmale, vaid oma inimestele. Meie peame selle välja kandma, kõik meie. See on meie tööülesanne järgmiseks aastaks. Eesti eest! Ja läheme nüüd edasi, Andres Saukas ja meie vaatajad. Hea uudis on see, et kui Martin Helme rääkis 17. jaanuaril 2026 Pärnus eliidi vahetusest, siis Objektiiv sai sellest kohe aru ja Objektiiv ju kutsus juba varemalt, tal oli eelinfot ilmselt, et suhtumine eliidi vahetusse on soodne ja ta kutsuski oma saatesse esinema Kertu Luisu. Kertu Luisk oli EKRE liige kuni 2022. aasta 19. aprillini, siis ta arvati EKRE-st välja, õigemini visati välja, sest ta julges Ukrainas sama aasta veebruaris alanud sõjalise erioperatsiooni kohta öelda seda, mis ta tegelikult arvab, mitte seda, mis temalt oodati. Ja siis oligi niimoodi, et arvati, et ta on nagu lõplikult kadunud Eesti konservatiivide jaoks, aga selgus, et ei ole. Objektiiv kutsus ta esinema oma saatesse, ilusasse intervjuu saatesse, kus Kertu esines oma tuntud headuses. Ja Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi, kes teda küsitles, oli tema suhtes väga viisakas, väga lugupidav. Ja see jättis loomulikult Kertule hea mulje. Kertu Luisk on selle poolest tähelepanuväärne inimene, et ta ei ole mingi tippintellektuaal, aga ta pidevalt õpib juurde. Ja erinevalt väga paljudest naistest temal on säilinud enesekriitika meel ja ka naljasoon. Ta ei solvu, kui talle öeldakse, et ta peab veel juurde õppima. Ta ise on seda korduvalt öelnud ka avalikult, et jah, et ta ei tea kõike, aga ta õpib pidevalt juurde. Ja see on meeldiv, et selline inimene valitakse välja. EKRE-l läheb ju väga vaja, sest vaadake, vaatajad, Martin Helme ju rõõmustas Pärnus esinedes, et tuleb eliidi vahetus. Ja paljudele tundub, et mille üle ta rõõmustab, sest kui tuleb eliidi vahetus, siis on minek ju praegusel EKRE perefirmal, kes on samuti osa eliidist. Kas tasub selle üle rõõmustada? Aga samas, kui Martin on riigimeheliku suhtumisega, siis ta muidugi rõõmustab, sest tema on oma töö teinud. Ta on erakonna viinud nii kõrgele, kui tema, perefirma võimed üldse lubavad. Ja nüüd ta loomulikult tunneb rõõmu sellest, et varsti saab kergendunult anda teatepulga kellelegi teisele edasi ja Kertu Luisk võiks sobida väga hästi, sest on ainult aja küsimus, millal ta võetakse EKRE-sse tagasi, täpsemalt öeldes, millal tühistatakse tollase juhatuse ekslik otsus. Ta liikmelisus ennistatakse ja siis temast saab uuesti EKRE liige ja ma olen üsna kindel, et ta teeb EKRE-s väga korralikus karjääri ja mind ei üllataks üldse, kui Kertust saab edaspidi EKRE esimees. Andres, kuidas sulle tundub? Kas Kertu võiks olla nagu üks osa sellest EKRE eliidist, kui asi läheb eliidi vahetuseks? Palun, Andres. Läks natukene ettepoole, sest ma kuulsin seda kõnet, seda lõiku nüüd selle saate alguses jupina ära, kuna ma kiiruga tulin ja kuna oli näha, et see Martini jutt oli seal siiras ja ma luban teile vaadata ka terve selle ettekande ära. See tundus olevat päris vajalik, sest me teame ju kõik, kui tulevad valimised 4 aasta tagant. Siis valimiste päeval, kui need loosungid tulevad, siis öeldakse, ega need ei ole valetamised. Need on valimisloosungid, need ei ole valed.
aga kui nad saavad ju võimule, vot siis on juba selline asi, kui tahad võimul olla, kui palju tohid siis valetada. Ei tohi palju valetada. Ja Punadal oli nii siiras eliidi vahetuse peale ja ta on ka kindlasti, sellepärast on läbi ära mõelnud, sest ta ju oma nagu selles jutus oli, et on eliit vahetada haritlaskonnast, eliit vahetada teaduskonnast, eliit meditsiinist ta päris ei ütlenud, aga see läheb sellega ühte patta. Et kui on see eliit ja haritlaskond, see on ju targad, et need välja vahetada ja ta vahetas ju EKRE-s kõik välja ju ka ja siin aasta tagasi ja mis ta tegi siis, et peale välja vahetamist muutis oma nime täpsemaks. Nii et oli nagu panustatud vanemate inimeste peale, et nende tuge saada, et Alzheimerlased ei tule meelde, mis EKRE on, siis ta tegi selle pika nimetuse Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja nüüd on siis nagu mõte pähe tulnud. Ja kuna Mart on päris hea ajaloo asju, ma kuulan Mardi neid ajaloo jutustusi ja meenutusi ja mõtisklusi selles uued uudised, siis on arusaadav, et nad nagu pöörduvad Vana-Kreeka juhtimisstiili poole. Seal oli auasi olla 1 aasta valitsuses, siis anda nagu teatepulk edasi ja teha oma tööd edasi. Ja kindlasti praegult, kui nad on ilusti sedasi välja mõtlenud, Mart seal lõikas ära kõva häälega, nagu nägite videolõigus, et on vaja eliit vahetada, siis ma olen kindel, et ta ei valeta. Aga seda lõikas mitte Mart, vaid Martin. Martin, jah. Et Martin oli see noorem, et kui ta nüüd ei valeta, siis on kõik korras, aga kui ta nüüd aasta enne valimisi valetas ja ei hakka eliiti ja ennast ka eliidiks ei pea, siis ma arvan, et minusugused Alzheimerlased näevad, et jälle ta suutis valetada ja siis nad ei lähe valima seda Martinit. Aga kui ta taandab ja vahetab eliidina kõik välja, tema ettepanek teeb eeskuju ära, ise tagasi astuda ja läheb ära, ega ta ei pea siis EKRE-st ära minema. Ja kui nüüd jõuame teise poole Kertu Lõusupeole, ma usun, kui see naisterahvas on, tal on palju lapsi ja tal on pere suur, siis ta lihtsalt andestab ja jätab Martini erakonda edasi ja annab talle vajalikud juhtnöörid töö, et tõesti konservatiivid saaksid oma tööga tööd teha normaalselt, mitte siin joosta rohepööre, punapööre või värki, sest neid pööreid on nii palju olnud, et ka viimased uudised näiteks toon siia korraks sisse paari lausega, et Saksamaa Berliinis enam ei nõuta Saksa demokraatliku vabariigi ajaloo õpetamist. Mõtelge ise, see annab välja sama variandi, et kui mõne aasta pärast küsida 1960-70, kes on sündinud sellel ajal näiteks, kus nad sündisid, siis öeldakse, et Eesti Vabariigis, mitte Nõukogude Liidus, et punases Nõukogude Liidus, sest mispärast meil ei ole enam neid monumente, sümboleid, mille peale viidata, et ma sellel ajal sündisin, kui need terroristid ehitasid selle monumendi valmis. Neid ei ole ja siis ei ole tõestada midagi, kuule, sa mõtlesid asja välja. Sellepärast ei tohiks neid monumente hävitada lihtsalt sellel põhjusel, et see oli terroristlik, mille peale viidata. Nagu sa näed, tegemist oli ja võib-olla on osalt praegugi mälu kustutusega. Aga mis puudutab Kertut, siis tema kiituseks tuleb öelda, et ta on väga ehe inimene, väga siukene loomulik ja on tunda, et temas elujõud voogab vabalt, palju vabamalt kui elukutselistel poliitikutel, kes on ju sunnitud valetama ja valetamine, pidev valetamine, see jätab ju tervisele jälje ja iga inimene, kes oskab teiste inimeste kehakeelt lugeda, saab ju ise aru, kas inimene räägib tõtt või mitte. Nii et kui arvestada näiteks, et Kertul on tunduvalt rohkem elujõudu kui praegustel EKRE juhtkonna liikmetel, siis ma leian, et
temast tõepoolest võis saada mitte lihtsalt EKRE juhatuse liige edaspidi, vaid lausa juht. Ja tuleb kiita Objektiivi, kes tegutses tõelise perspektiivi tundega, kui ta tõi Kertu esinema oma saatesse ja saate lõpupoole intervjueerija Markus Järvi ütles, et kavatseb edaspidigi Kertut kutsuda ja Kertu vastus oli, et tuleb edaspidigi meeleldi. Nii et inimesed jälgigi tähelepanelikult, sest väga tõenäoliselt Objektiiv tutvustab ka edasi teisi tulevase eliidivahetuse inimesi EKRE-s. Näiteks loomulikult EKRE saab teha eliidivahetuse mujal Eestis. Ta kukutab selle liberastliku eliidi, seda küll, aga eliidivahetus tuleb ka EKRE-s ja paljud me vaatajad ja ka näiteks Objektiivi vaatajad, lugejad on ju põnevil, kes siis tuleb näiteks peale Kertu Luisu veel sinna EKRE uude eliiti. On ju teada, et igas erakonnas on igasuguseid rühmitusi ja ka EKRE-s on selliseid rühmitusi või voole, kellele ei meeldi, et EKRE on muutunud vahepeal perefirmaks. Ja need rühmitused, need tulevad peagi välja näiteks ja nende seisukohad saavutavad liikmeskonna hulgas suurema poolehoiu ja asi sujub, sest kui eliidivahetus, siis olgu täielik. Nii et Andres, ma leian, et Objektiivi tuleb selle eest küll kiita, et ta tõi välja Kertu Luisu ja lubas teda edaspidigi oma saadetest tutvustada. Mida sina arvad sellest, Andres? Siin ma olen täielikult nõus. See on, ütleme, korralik, mõistlik julgustükk ja ma sooviksin EKRE praegusele juhtkonnale, kui nad selle teevad ära, et ütleme, Mart on ka minu vanune, ta on korralik muusik olnud, näinud seda nõukogude korda ja et igasuguses korras tuleb kuidagi kokku hoida ja kui nad praegu selle teevad, siis võib-olla nemad ongi sellised rahvukesed, kes on eeskujuks teistele, Isamaale või Koonderakond või sellele Keskerakonnale ja teistele, et need teised ripatsid ka üldse ei tuleks, jääkski nagu kolm sellist erakonda, kes möllaksid ja moodustaksid nagu 3 lipuvärvi kokku, mis on Eesti lipuks sümboliks või siis nagu vapi peal on 3 lõvi. Kui te mäletate, korraks minna ajalukku, kui oli Estland, kui oli Tsaari-Venemaal, siis vaadake seda vappi, seal olid nad tugevad. Lõvid olid suunatud vaatamisega otse, aga tuli siis ära, praegult on nagu näljavõitu ja need ei ole lõvid ka nagu öeldakse. Leopardid ongi lahjemad kui lõvid, sa tead ju, Andres? No on küll lahjemad, aga kas me peame siis lahjemad olema, aga kui liita 3 ära, EKRE, Isamaa ja Keskerakond omavahel ära jagada mõistlikult, tekikski nendest just eliit, kui nad vahetaksid selle olemasoleva eliidi ära ja ma arvan, et kes on nagu üle käinud ka, et sealt Reformierakonnast ka liituvad, need, kes on mõistlikud, selle 3-ga, siis 3 on kohtu otsus, piisab, aga kui juba 4 või 5 või 6 tekib, siis on, ütleme, siis on kõik kaos ja võime sealt loota, mida tahame, kui üks ütleb seal ära ja see demokraatia selles suhtes ongi ära, kui on 51 häält ja 50, kummal on siis õigem see mõte. Üks hääl ju võidab, aga see vajutas valet nupp hoopis. Ajas värvid segamini, oli värvi pime, seal ei kontrollitud tervislikku vastet ja siis pärast käib, mina ikka vajutasin seda ülemist, aga mis see ülemine on? No, ja autojuhid on ka niimoodi värvi pimedaga, ta sõidab ära, et ülemine peab olema ühte värvi ja alumine teist värvi, niimoodi nad proovivad petta seal üksteist ja nii edasi lähevad läbi küll. Vaata, hea, et sa tõid näite hääletusest, kus otsustab üks hääl. Mul on tuua siin 2 näidet. Kui omal ajal Ameerika Ühendriikide riigikeele asjus korraldati hääletus parlamendis nendel, siis otsustas üks ainus hääl, et riigikeeleks sai inglise keel, mitte aga saksa keel. Tänapäeval tundub see kummalisena, aga tookord oli saksa sisserändajate osakaal Ameerika Ühendriikides ikka väga suur. Nii et näete, kui vähesest oleneb, et USA riigikeeleks ei saanudki saksa keel, vaid sai inglise keel.
Ja teine näide. Kui 20. aastatel oli Eestis jälle iibemured, siis Eesti Rahvuskomitee ühe liikme Jüri Vilmsi vend, tema pakkus välja sellise idee, et Eestis tuleks kehtestada monogaamia. Paljud tõlgendavad seda ainult mitme naise pidamisena, aga tegelikult see tähendab, et on võimalik ka mitme mehe pidamine. Ja mõte oligi selles, et kuna paljud mehed siiski olid vabadussõjas surnud ja siis naisi oli ülearu, siis oleks saanud mehed hakata näiteks pidama mitut naist. Ja mõnes piirkonnas, kus oli vastupidi, oli meeste ülekaal, siis oleks jälle naine saanud pidada mitut meest. Ja tookordses Eesti parlamendis otsustas samuti üks ainus hääl, et monogaamia ei läinud läbi ja selle hääle andis siis kirikute nõukogu esindaja või kirikute esindaja. Näed, Andres ja meie vaatajad samuti, kui palju oleneb ühest ainsast häälest. Aga selle meie mõttevahetuse lõpetuseks valisin välja sellise pildi, seal on siis selgelt näha, mis ootab praegust eliiti. Ja see ongi siis tänase saate viimane slaid. Võtame varsti saate kokku. Mida öelda siis tänase saate lõpetuseks? Kõigepealt muidugi tuleks põhjendada, miks oli pealkirjaks nihkes konservatiivne jõuluime, sest Objektiivi jõulukorjandust ta siiski ei lõppenud päris jõulude ajal. Jõulud ju lõppevad tavaliselt 3 kuningapäevaga ehk 6. jaanuaril. Ta kestis ikka kauem ja lõppes hiljem, aga sellest ei ole midagi, sellepärast et on olemas ka Vene õigeusu kiriku jõulud ja nendesse nagu ajaliselt objektiivise kampaania mahtus ilusti ja sellest ei ole nagu midagi imelikku, sest mäletate ju 2024. ja 2025. aastal Objektiivi toimetus kaitses Pühtitsa nunnasid, kes olid ju Kuremäe kloostris olid ju tunnistatud kõik Eestile julgeolekuohuks. Ja nii, ma ei hakka loetlema, päris paljud tuntud Eesti suunamudijad ütlesid, et tegemist on suure julgeolekuohuga ja siis Objektiiv mehiselt muidugi kaitses neid. Nii et mina saan täitsa aru, et kui see jõulukorjandus lõppes ka õigeusu kiriku järgi jõuluajal, siis kõik klappis. Ja miks ta, sellepärast oligi nihkes ja konservatiivne jõuluime, sest me ei oleks seda oodanud. Nagu me ei oleks oodanud sedagi, et Objektiiv, kes EKRE-l on väga lähedal seisev väljaanne, hakkab tutvustama EKRE eliidivahetuse võtmekujusid. Vaata, see oli tõeliselt meeldiv üllatus. See näitas, et kui jutt on suveräänsusest, siis vähemalt Objektiiv on nagu saavutanud uuesti suveräänsuse või sõltumatuse EKRE juhtkonnast ja see on väga kiiduväärt asi. Andres, kui suur tõenäosus on sinu hinnangul, et sellised jõuluimed korduvad edaspidigi? Või toimuvad siis juba teistsugused jõuluimed või teistsugused imed? Palun, Andres. Kõigepealt ma ütleks ära, kindla peale nad on vaadanud minu saateid, kus ma alustan alati mõistust ja tarkust selle sooviga. Ja kui nad veel pikemalt kaugemale mõtlevad, siis sellest mõistuse, anna Jumal mulle mõistust, on Augiin ja Toomas alustas oma iga hommikust palvet enne söömist, et anna mulle mõistust Jumal. Nii et nad on kuulanud seda, teavad, mina seda Augiinit nii väga ei tunne, aga ma sellistest mõttevälgatusi katsun võtta suurtelt inimestelt, mis on mõistlikud, sest inimene vanadusega kaotab ära mäluprobleemid, saad isegi nuiaga pähe, on sellised ära mälukaotus, proovitakse teha suuri ära, et kus sa selle said, ei tule meelde, siis järsku mingil ajal tuleb meelde. Ja teine pool, mis ma tahan öelda, see ei ole jõuluime, sellepärast mul eile tuli meili peale, mailboxi tuli juba kutse, serveerige jõuludeks lauad meie kohvikus ära. Nii et praegult juba hakkab järgmise aasta jõulupidu peale saame mõelda. Nii et meil ei ole suve ega mitte midagi vahele vaja. Nii et
imet ei ole siin midagi, nii et võib seda jõulukorjandust teha kohe terve aasta otsa ja lisada ja põhjendusi leiab ala. See on minu lihtne vastus, nii et asi on tänapäevane, aeg on konstantne. Vaata, Andres, kui on viimastel aastatel olnud niimoodi, et jõulukampaania ei saa õigeks saaks oma seda eesmärki saavutatud, no lihtsalt ei tule summa kokku, inimesed ei anneta enam nii heldelt, siis nüüd saaks selle lahendada niimoodi, et kui käivitada jõulukampaania juba nüüd, lähiajal ja lõpetada see näiteks järgmise aasta 3 kuningapäeval, siis selle ajaga peaks ikka summa kokku tulema. On ju? Kindla peal seda ma tahtsingi öelda, siin on mõttemalli olemas. Ja meile, ütleme, uudistekeskuse tegijatel on samuti hea meel, kui ka teistel konservatiividel läheb hästi. Sest selle võrra meie töö on lihtsam. Me oleme pidanud tegema mõnikord teiste konservatiivide tegemata tööd. Seda tööd, mida näiteks EKRE pole suutnud või tahtnud teha või Isamaa pole suutnud või tahtnud teha ja meil oleks hea meel, kui ka nemad hakkaks ükskord korralikult tööle. Ja tundub viimaste nagu sündmuste valguses, et vähemalt EKRE puhul asjad lähevad paremaks. Kui on oodata sealgi eliidi vahetust, siis pinged kaovad ja ei tule enam perefirma, vaid tuleb nagu Eesti firma või midagi sellist, üle-eestiliselt mõtelda suute firma. Sellega võikski tänase saate kokku võtta. Aitäh sulle, elektriinsener Andres Saukas, et tulid meie... Üks meenutus veel päris elus. Kui ma kunagi olin seal Keila vesi- ja kanalisatsioonivõrgus, siis töötas üks mees, noor mees, ja ta läks seal sibi või kanalisatsiooni luuki ja korjas seal rämpsu ära, mis ummistused ära. Ta pani riided selga, läks sinna ja tuli välja uhke peaga, ütles mul vanaisa oli sibi, kes vedas pondi või selle tünniga ringi. Isa oli sibi ja mina olen ka. Ja siis ma ütlen, mis on? Ta ütles, et ma olen kõige puhtem, ma käin iga päev peale tööd käin, pesen ennast duši all, kas teie nii palju viitsid. Ja vot siin ongi, mul on au, tõstan mütsi sellise eest ära, kes hoiab oma pere traditsioonidest kinni, temal on pere, vanaisa, isa, need olid temal ikka väärtuslikud kujud. Ja kui eliidi vahetuseks siin Martin rääkis, kindlasti võib-olla vana Mart on ka öelnud, sest vana Mart oli ka Venemaaga, sai seal diplomaatilist tööd tehtud ja nii edasi, nii et jõudu nendele kõigile. Võt see on minu lõpp. See oli väga meeldejääv lõpp. Aitäh sulle, Andres, ja sellega on siis heade mõtete kasti seekordne saade lõppenud. Kohtumiseni, kuulmiseni.